Minevikus ei olnud Venemaal talvesid ega külma. Issanda muutmise kirik Keluga piirkonnas. Kirik ehitati sooja kliima jaoks ilma külmadeta. Kuna selle kiriku ehitamise ajal ei paigaldatud küttesüsteemi, ei ole seal ahje, küttekehi ega korstnaid. Kusagil ei ole. Ja neid jälgi pole samuti. Aga Venemaal on ilma küteta väga külm. Avalikud ruumid peavad olema köetavad. Seetõttu tehti pliit hiljem. See paigaldati siia, sissepääsu lähedale, et luua õhutermiline kardin. Nad lõid seina sisse sooned pliidi paigaldamiseks. On ilme, et tellised on siledaks lihvitud. See ei ole ehituse müüritöö. Seinal on palju krohvi jäänud. Kips ei tohi olla töötavas ahjus. See põleb. Seina tehti suitsu eemaldamise kanal. Läbitud kanal suleti seestpoolt, et luua toru. Vaatame korstnat lähemalt. On selgelt nähtav, et suitsutorus olevad tellised on katki ja nurgad on ära löödud. Keegi tõmbas tellised väga jämedalt seinast välja, et luua korsten. Kirikuseina telliste vahel olev mördi on valge. Siin see on, hele. Hiljem ehitatud korstna seinatellised on seotud erineva mördi abil. Sellel on pruun värv. See väike korstna sein tehti hiljem. Miks ei teinud Vene arhitekt kiriku ehitamisel kütmiseks ahju? Kas ta unustas külmad Vene talved? Vaatame selle kiriku teist elementi. Templi ruumides asuvad külguksed. Uksed on valmistatud raudast. Metall ei hoia soojust hästi. Hoone kaotab palju soojust metalluste kaudu. Siin näeme teise lisauksi installimise jälgi. Pärast templi ehitamist krohviti ja värviti siseseinad. Kuid seejärel kantakse krohvi ja värvi peale ehitussegu, et tasandada nurk ukse raami jaoks. Ja siis värviti see halli värviga üle. Vaadakem sellele teiselt poolt. Siin on sama. Kiht krohvi, kiht värvi ja peal rakendatakse ehitusmärti nurga tasandamiseks. Täiendava ukseraami paiveldamiseks. Ja siis see värvitakse pealt halli värviga üle. Vaata hoone mördi värvi. Kiriku seinas telliste vahel. Valge mördi. Täiendavad uksed on paigaldatud kollakas-pruuni mördi abil. See sarnaneb lahuse värviga, mida kasutati kanali tihendamiseks, mis hiljem läbistati. Tõenäoliselt tehti suitsutoru ja lisauksed umbes samal ajal. Pärast seda, kui tempel oli seestpoolt krohvitud ja värvitud, see tähendab, et see oli täielikult kasutamiseks valmis. Kiriku ehitise välisküljel puudub vundamendi kaitse Venemaa külma eest. Niiskus tõuseb maapinnast läbi telliste sees olevate kapillaaride. Külmas külmub vesi ja purustab tellised. Suured tükid on nurkadest maha kukkunud. Selle põhjustas Venemaa külm. Kogu hoone alumine osa variseb kokku. Siin on sama. Tellised laguunesid ja kukkusid seinast välja. Nii hävitab Venemaa pakane hooneid, millel ei ole talvist kaitset vundamendi jaoks. Ja selles kirikus puudub kaitse. Kuna see kirik on mõeldud sooja kliima jaoks ilma külmade ilmadega, sildil on kirjas, et kirik ehitati 1791. aastal, 18. sajandi lõppu. Kui kuupäev on õige, siis 200 aastat tagasi Venemaal ei olnud talvesid ega külmasid. See on midagi, millest ametlik ajalugu ei taha rääkida. Minu kanali lõpitsab palju inimkonna tõelisest minevikust. Ajaloolased peitsid meilt tõe. Ma pidin selle ise välja selgitama. Leidsin asju, mida sa isegi ette ei kujuta.